Teile on nagu öeldud, mina Erik Ernits, Maanteeameti strateegilise planeerimise osakonna juhataja, et mulle anti see austuväärt ülesanne siis Maanteeameti ettepanekud lõputöödeks teile ette lugeda. Neid on siin üle 20, mul on mõned minutid üle 20, mis tähendab, et ma pean kiiresti siis räppima või oksjonit pidama õppima, et selle kõigega hakkama saada. Enam-vähem minut iga teema jaoks. Küll ette ma tahan öelda seda, et ega siinsed teemad on pakutud välja Maanteeameti poolt ja eelkõige selleks, et meie reaalseid töölaua probleeme kuidagi aidata lahendada, mis kindel on, kui need tööd saavad hästi tehtud, siis need ei jää lauasahtlisse, et miinimumina me võtame selle teadmise sealt ja lähtume sellest enda siis tegevuste kujundamisel kuidagi, aga päris paljude tööde puhul on üsna tõenäoline, et me läheme nendega siis kuidagi edasi. Aga need sõnastused, nende teemade sisu ja siis skoop ei ole läbi kaalutud akadeemilises võtmes, mis tähendab, et kui te siit mõne teema võtate, siis teil kindlasti peab olema selline ülikoolipoolne tugi, kes kinnitab, et jah, see teema lõppkokkuvõttes lahendatuna vastab ka siis selle lõputöö tingimustele, et teil on võimalik siis enda esimene eesmärk kooli õpetada, ära lahendada ja siis sealjuures aidata Maanteeametil lahendada neid küsimusi, mis meil laua peal on. Nii, aga lähen siis teemade juurde, et niimoodi kõik teemad ei ole mulle lõpuni kursis, ma enamiku puhul tean, mis seal taga on, mõne puhul ma pigem aiman, aga alustame siis meie ennetustöö osakonnast välja tulnud teemadest. Et eelkõige puudutavad nende teemad seda, et kuidas liiklusharidusega ja liikluskasvatusega jõuda siis sihtgruppideni selliselt, et meil teedele tulevad liiklejad seal paremini hakkama saaksid. Ja esimene teema algab kohe kõige madalamast kohast, ehk siis sellest, kui lapsed sünnivad, et kuidas lapsi ohutult sõidutada ja küsimus, kus vanemad selle info kätte saavad. Et lapse sünd ei ole liiga sage asi ja sellist praktikat vanematel ei pruugi olla, eriti siis esimese lapse puhul. Et küsimus, kas perearstid, ämmaemandad suudavad seda siis infot sellisel viisil jagada noortele vanematele, et nad siis enda last ka turvaliselt sõidutaksid. Et eelkõige siis uuridagi seda, et milline need võimalused oleks, kui palju nad seda juba teevad ja kuidas seda saaks paremini ära kasutada. Teine teema, laste turvaarvustuse müüjate ja klienditeenijate teadmised, oskused, kogemused. Eelkõige siis see, et need, kes meile turvatoolja müüvad, et kuidas nad oskavad meil nõustada. Et see valik ei pruugigi seal nii lihtne olla, et ma lähen Prismasse, võtan letist tooli ja siis kõik asjad toimivad, et seal on hulk kohtasid vaja läbi kaaluda, alates siis lapse kaalust, lõpetades pikkuse ja veel nüanssidega, kaasa arvatud see, et mis sõidukisse me tahame seda kasutada, et küsimus, kas müüjad seda tegelikult teavad. Peatoe reguleerime sõidukis, kas ja kuidas autokoolid käsitlevad seda teemat õppetöös, et meil ka liiklusseaduses on peatoe kohendamise nõue sees või õigeks sättimise nõue, et küsimus, kas see jõuab kuidagi autokoolide lauale. Teine haakuv teema, mida minu arvates siis võikski võib-olla koos käsitleda, on siis vaatlusuuringu metoodika, et kuidas seda siis hinnata tegelikus liikluses, kas peatugesid on tegelikult kohendatud või mitte, et seni on seda küsitud küsitlusuuringutega, et vaatlusega on see küllalt keeruline ja kui aus olla, siis ma ei ole kindel, et see on nagu tegelikult väga hästi lahendatav. Kui kellelegi meeldib väljakutsed, siis on see hea teema kindlasti. Järgmine teema, liiklusohutusalaste digiõppekeskkondade vahendite head praktikad, et
meil endal on hulk digiõppevahendeid olemas, ka paberil õppevahendeid, et küsimus, kuidas muudes riikides seda sama asja korraldatud on ja äkki meil on seda võimalik ka Eestis kuidagi paremini korraldada, et milliseid teemasid käsitletakse ja kuidas need kasutuslood nende digiõppevahendite taga on, et see siis vajaks kuidagi kaardistamist. Järgmine teema, ohutusteemalise õpetajaraamatu tervis ja ohutus kasutamisaktiivsus ning arenduskohad alushariduses 4. kooliastmeni. Jällegi, me oleme siis koostanud Eestis õppevahendeid. Küsimus, kas need täidavad täna enda eesmärki, kuidas neid kasutatakse, kas seda kasutatavust ja praktilisust on võimalik kuidagi tõsta. Niimoodi proovime järgmise slaidi saada. Et alusharidus õpitulemustele toetuv lapse arengu eeldatavate tulemuste hindamise vahendi loomine, et meil on teatavasti kõigis kooliastmetes seatud sellised õpitulemused, mis seal saavutada tuleks. Et nüüd sellised tulemused on ka liiklusohutusega seotud teemade osas, et siis õppeaine on või kava teema on tervis ja ohutus. Et küsimus, kuidas me hindame, kas kooliastme lõpus siis need tulemused saavutatud või mitte ja see hindamine võiks olla siis edasises aluseks, kuidas seda õpet efektiivsemaks teha, et meie lapsed lihtsalt ei õpiks, vaid nad jõuaks nende tulemusteni ka, mida me eeldame. Liikluskalendri kasutamine liikluskasvatusalase õppeprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel kooliajases lasteharrastuses üsna sarnane mitmele eelnevale, et jällegi meil on mingisugune õppevahend, et kuidas seda kasutatakse, kuidas see toetab, kuidas seda paremaks teha või võib-olla ka mõne teema puhul siin, kui me näeme, et see kasutuslugu tal praktikas taha tulnud ei ole, et siis tasub vaadata kriitiliselt, mida siis teistmoodi teha saaks. Koolibusside ohutusuuring. See tegelikult on selline komplekssuuring, siin on nagu seotud hulk erinevaid ülikoole, nagu siit kõige paremast veerust paistab, et eesmärk on jõuda siis tulemusteni aru saada, et kuidas meie koolibusside korraldus täna toimib, kas see on ohutu ja kuidas seda paremaks teha. Et siin ei ole väga täpselt piiritletud selle tee või selle töö sisu, et siin on küsimus eelkõige teiste komponentidega kokkusobimises, aga kui kellegi on endal hea mõte või kellegi on huvi sellel teemal edasi toimetada, siis kindlasti on see selles mõttes huvitav, et siin on mitu erinevat liini korraga käsil, need peavad kuidagi omavahel haakuma ja ütleme, et kui keegi kunagi hiljem doktorisse peaks minema, et siis see on nagu selline doktoritööde koostamise selline loogika, et üksinda suuri asju ei tehta, tehakse siis pundiga, aga ei uurita kõik ühte asja, vaid siis sellist asjade kogumit ja sealt tehakse siis nagu sellisemad natukene rohkem üldistatavad järeldused. Nii, proovime slaidi vahetada. Mopeediautodega liiklemine ja elektritõukerattad liikluses tegelikult mõlemad on üsna sarnased teemad ja nende puhul on küsimused, et kes nendega sõidavad, kus nendega sõidavad, miks nendega sõidavad ja kuidas nendega sõidetakse. On see põhiküsimus mõlema teema puhul. Et näiteks mopeediautode puhul meil on oletusi, et kohati kasutatakse neid selleks, et mööda hiilida hetkel siis sellistest seaduslünkadest, kus teatud juhtudel, kui sul juhtimisõigus on ära võetud, siis sa võid mopeediautoga ikkagi sõita.
aga ega meil sellist üldistatavat teadmist selle kohta ei ole, miks siis ikkagi nendega niimoodi sõidetakse, et miks tehakse selline valik ja valitakse mopeedauto. Samamoodi elektritõukeratas, et miks elektritõukeratas valitakse, et on näha, et mõlemad on tegelikult teatud sellise kasutusloo endale leidnud Eesti liikluses. Küsimus, et millistel põhjustel siis sellised valikud tehti ja kuidas see meid aidata võiks, on siis see, et edasiste otsuste planeerimisel me teame, et neid kasutavad inimesed, kellel on sarnased vajadused, kes on sarnast tüüpi, kes liiklevad sellises taustsüsteemis ja meil on võimalik enda otsustes nende liiklejagruppidega paremini arvestada, nii ohutuse koha pealt kui ka liikluse planeerimise koha pealt. Nii, edasi lähme siis sõidukijuhtide poole, mõned teemad tulevad selle kohta, et Eestis täna on võimalik juhtimisõigus saada siis, kui käiakse läbi autokooli ja tehakse ära eksamid nii autokoolis kui ka siis Maanteeameti juures. Küsimus, kas kõik peavad käima autokoolis? Kas on mingisugused võimalused, kus me ei kaota ohutuses, aga kus on võimalik teostada ka iseõpet? Et siin metoodikaid ei ole välja toodud, aga üks olulisi küsimusi siin on vaadata muudesse riikidesse, püüda aru saada, kuidas seal on eksterni õppe korraldatud ja analüüsida siis Eesti võimalusi ning võimalikku mõju, kui selline eksterni otsus tuleks. Ja mõjul võivad olla plussid ja miinused, et see tulekski siis läbi kaaluda ja eksamiosakond siis selles osas oleks valmis aitama, et nemad saaksid natukene taustainfot ja keegi tudeng saaks päris asjalikku töö teha. Järgmine teema on jällegi väga puhtalt meie eksamiosakonna laualt. Küsimus selles, et täna Maanteeamet võtab vastu riiklikke sõidueksameid. Meil eksami järjekorrad on küllalt pikad, aga küsimus, kas riik peab seda tegema või on seda äkki võimalik vabalt turult sisse osta, näiteks sarnaselt nagu tehnoülevaatust, kus Maanteeamet on volitanud tehnoülevaatuspunktid tehnoülevaatust tegema ja nad täidavad sellist riiklikku tellimust ja riigiasutuse reegleid silmas pidades suures üldistuses. Et selline kaalumise koht, kus on nii õiguslikud aspektid, aga eelkõige siis mõjude aspektid, et mis selline delegeerimine endaga kaasa tuua võiks ja kas siis lõppkokkuvõttes need plussid, miinused pigem toetavad sellist otsust või pigem ei toeta. Reisijate reaalsele vajadusele vastava liinivõrgu kujundamine Raplamaa või Jõgevamaa näidetel. See on tulnud meie ühistranspordi osakonnast ja mis see sisuline küsimus on, mis siin lahendada tuleks, on see, et meil on täna teatud ühistranspordivõrk olemas. Me teame, et kohati ei olla sellega rahul ja me teame seda, et ühistranspordi kasutajate arv kipub kahanema. Küsimus, milline peaks olema see ühistranspordivõrk selleks, et ühistranspordi kasutajate arv kasvaks. Ja siin mitte siis küsitlusuuringu tulemused ainult, aga ka siis see planeerimine, kirjandusanalüüs, et kuidas, milliste tulemust on kuskil mujal leitud ja muud sarnased metoodikad võiksid abiks olla. Järgmine teema. Kõikide liiklejagruppide ohutust arvestavad riigiteede ja planeeringualade listumiskohad. Et siin see sõnastus on hästi selline kantseliitlik, aga sisu on tegelikult väga lihtne. Et riigiteede äärde koostatakse planeeringuid. Sinna tulevad siis tehased, elurajoonid ja kõik muud asjad.
selleks, et sinna tehasesse või elurajooni saada, selleks peab sealt tulema üks tee, mis ristub riigiteega ja see ristumine peab olema ohutu. Tänaseks meil on teatud nõuded olemas sellistele ristumistele, aga me näeme, et neid nõudeid saaks täiendada ja seal oleks analüüsimise kohta küll, et kui see arendaja tuleb Maanteeametilt luba küsima, et kas ma võin teie tee peale sisse sõita, et siis me oskame öelda, et jah, võid küll, aga täitma pead sellised ja sellised nõuded. Küsimus, millised nõuded oleks siis ohutuse koha pealt vajalikud. Ja just nagu tundub lihtne ülesanne, kui me vaatame seda, et kuidas meie riigiteed, kui erineva meie riigiteed on, siis ilmselt tuleb siin päris palju diferentseerida seda, et kus ja mida meil üldse nagu mõtet nõuda oleks. Ja ütleme, et ohutuse tagamine sellisel 2+2 põhimaanteel on nagu oluliselt keerulisem kui näiteks 1+1 kõrvalmaanteel, kus liiklussagedus on väiksem. Riigiteede valgustamine. Et täna on meil küll olemas riigiteede valgustamise juhend, mida siis kõik riigiteedele valgustusseaded peavad järgima, nii Maanteeamet ise kui ka siis kohalikud omavalitsused, kes enda territooriumil riigitee äärde valgustuse tahavad panna. Et küsimus, mida see teema puudutab, et analüüsida, kas see tänane juhend vastab kõigile ohutusvajadustele või tuleks seda kuidagi täiendada. Järgmine teema, reisitranspordi nõudluse modelleerimine. Et kui aus olla, siis selle teema taha tegelikult on meil tudeng leitud, aga olemuselt see teema tähendab siis liikuvusmudeli koostamist reisijate transpordi jaoks, mis on väga kompleksne teema, et siin koostöös ülikooli ja siis Heretiga siia teema taha on pandud ja ilmselt tuleb see skoop natukene kitsamaks teha. Aga nagu öeldud, on siin täna üks tudeng taga, et me väga suure ja väga põhjendatud huvi korral kaalume kindlasti ka siis võib-olla mõne teise tudengi siia lisamist, aga siin ühesõnaga ühendust võtke ikka, et aga arvestage, et juba keegi teeb, et siis tuleks kuidagi see teema juppideks jagada ja võib-olla erinevaid juppe lahendada. Nii, teedevõrgu ohutuse hindamine. Meil täna hindame teedevõrgu ohutust riigiteedel selle järgi, et meil on selline küllalt keeruline statistiline metoodika, mis annab riskiskoori kõigile riigiteede homogeensetele lõikudele. Homogeenne lõik on siis see, kus juures nagu liiklustingimused ei muutu, näiteks kiirus, tee laius ja tee katte ja kõik muud sellised asjad. Ja siis ütleme, et hästi suure mõjuga sellel tulemusel on juba toimunud liiklusõnnetused. Et nüüd või uuem suund, kuhu me tahaksime liikuda, on see, et me ei hinda mitte toimunud liiklusõnnetusi, aga hindame seda, et kas tee ise vastab kõigile parameetritele, mida saaks kaasaegses sellises inseneriteaduses lugeda ohutuks. Kui keegi on kokku puutunud IRAP-i süsteemiga, et siis me tegelikult räägime sarnasest asjast nagu IRAP. Et siin kindlasti oluline uurimise koht oleks see sama IRAP-i süsteem ja selle rakendamise võimalused, aga kindlasti ka on siin teisi lahendusi, sest mitte kõik IRAP-i kasutajad üle maailma ei ole selle süsteemiga lõpuks rahul. Nii, aga lähme edasi. Ühistranspordi riikliku statistika arendamine. Sellise kesksema ühistranspordi korraldamise rolli sai Maanteeamet üsna hiljuti, aga eriti kui te olete kuulnud, et järgmisel aastal Maanteeametit eeldatavasti enam ei ole, on tegemist liikuvusametiga, siis see roll tuleb järjest tugevamalt meile sisse.
otsused peaksid olema siis andmete ja teadmiste põhised ja nüüd on küsimus, et millised andmed on olemas, mida me saaksime kasutada, milline on nende kvaliteet ja siis milline oleks see optimaalne komplekt, mida tegelikult meil see kõikide ühistranspordiga seonduv tegevuste planeerimiseks siis vaja läheks. Et selline natukene andmete olemasolu audit ja nende kvaliteedi audit. Jalgsi ja jalgrattaga liikumiste statistika olukord Eestis üsna sarnane. On olnud erinevaid selliseid ad hoc uuringuid jalgsi ja jalgratta liikumiste kohta, kus neid mahtusid on hinnatud. Et täna sellist tervikvaadet ei ole. Et küsimus, et kõigepealt mis on olemas ja kuidas seda siis paremini korraldada. Ummikutundlikud riigimaanteed ja liikluse pilootprojektid. Et siin eelkõige on tegemist sellise paberi peal läbimängimisega, et kui täna on olukord või küllalt sageli liiklusprobleeme, näiteks linnapiiril, kus liiklussagedus on suur ja kus tekivad siis läbilaskuse probleemid, ummikuid meil väga veel ei ole riigiteede peal, aga ütleme, liikleja jaoks on probleemid tajutavad. Püütakse neid probleeme lahendada siis küllalt sageli tee laiemaks ehitamisega. Aga kui me lähtume 4 astme printsiibist, mis on tänases planeerimises omaks võetud ka siis kavandatavas transpordi ja liikluse arengukavas, siis esimene asjana peaks mõtlema, et enne kui me ehitama hakkame, kas me saame seda olukorda kuidagi teistmoodi lahendada, mis võib-olla on nagu kuluefektiivsem ja lõppkokkuvõttes ka aitab meil saavutada muid eesmärke, näiteks CO2 vähendamine. Et laiem teed toob reeglina juurde rohkem autosid, mis toob rohkem süsihappegaasi, et kui meil on nii Euroopa Liidus kui Eestis võetud eesmärgiks süsihappegaasi vahendada, et siis tee ehitamine justkui töötaks sellele vastu ja selle töö küsimus, et kas neid olukordasid saaks teistmoodi lahendada ja konkreetselt võtta valida välja selline ala, kus see teema oleks aktuaalne, neid alasid Eestis on ja püüda seal läbi mängida lahendusi, mis ei ole siis tee laiemaks ehitamine või võib-olla ei ole üldse taristuga seotud, on näiteks ühistranspordi arengu edasiarendusega seotud ja läbi mängida see, et kas oleks see probleem võimalik ära lahendada mingisugusel muul viisil, kui siis teid laiemaks ehitades. Nii, edasi minnes, et rongi- ja bussiteenuse sünkroniseerimise hindamise metoodika. Seda on ilmselt lihtne selgitada mul praegu, aga seda teostada võib olla küllalt keerukas, aga me teame seda, et bussid ja rongid peavad koos töötama, et kui ma sõidan rongiga ja ma mu sihtkoht ei ole selle rongipeatuse lähedal, siis ma pean sealt kuidagi bussiga edasi saama või mingisuguse teise liikumisvahendiga. Siin konkreetselt on bussiliinidele keskendatud. Et nüüd on küsimus, et selleks peaksid bussi- ja rongiliinid olema sünkroonis niimoodi, et ma tulen rongi pealt maha, mul on täpselt õige aeg, jalutan bussipeatusse, buss tuleb ette, saan edasi sõita. Kui me vaatame kogu tervikut võrku, kus meil on nagu hulk raudteid, palju bussipeatuseid, palju erinevaid busse, palju erinevaid sihtkohtasid, siis küsimus, kuidas me hindame, kas meie võrgus on raudtee ja siis bussitransport omavahel sünkroonis, kuidas me saame öelda, et meil tänane seis on selline, me soovime seisu parandada, et kuidas see siis nagu paremaks läheb. Nii, aga järgmine teema. Riigi hoovate arendustegevuse suunamisel ja säästva liikuvuse kujundamisel. Et täna on meil hulk erinevaid siis ametkondasid, kes ühel või teisel viisil liikumisi Eestis kujundavad. Et üldine planeerimine on siis Rahandusministeeriumis, siis sellise transpordisuundade väljatöötamine on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja siis sellisem
maalähedasem töö ja nendest suundadest lähtuv töö on siis eelkõige hetkel Maanteeametis, tulevikus Liikuvusametis, et küsimus selle võimaluste kaardistamises ja siis hindamises, millised sekkumisvõimalused riigil on selleks, et mõjutada siis näiteks erasektorit ja kõiki teisi, kes meie transpordisüsteemi mõjutavad, et nad lähtuks siis riigi poolt seatud eesmärkidest või sellest, mis me oleme riigi poolt kokku leppinud, eelkõige siis transpordi liikuvuse arengukavas ja selle ala sellistes programmides. Nii. Aga lähme edasi, 2 teemat on jäänud, 1 minutiga olen ma natukene juba lõhki, aga ma alustasin ka natukene hiljem. Siis 2 sellist vaatlusuuringut. Esimene jalgratturite käitumine sõidutee ületamisel ülekäigurajal. Et me teame, mis on liiklusseaduses kirjas, et jalgrattur võib ülekäigurajal sõita siis teatud tingimustega. Aga küsimus, mida nad seal praktikas teevad. Ega ma seda praktikas väga hästi ei tea ja me ei tea ka seda, et kuidas autojuhid sellises olukorras käituvad. Ütleme selline põgus, mitte üldistatav vaatlus minu elust pigem ütleb, et kui jalgrattur on tee ääres, siis üldjuhul autojuht kipub talle teed andma, mis sellest, et sõitvale jalgratturil ta just nagu ei peaks seda tegema. Ja küsimus, mis on see üldistatav praktika, et kuidas liiklejad käituvad ja küsimus, et kas see äkki oleks mõistlik see praktika ka näiteks kunagi hiljem liiklusseadusesse kirjutada. Et kunagi nii kaua, kui me ei tea, milline see üldine praktika on, et ega siis me ei oska või me isegi ei tea, kas see vajadus on midagi muuta ja ka liiklusohutuse pealt, et koha pealt, et me ei oska seda öelda, et kuidas see võiks või meie siis liiklusohutuse seisu parandada või halvendada. See praktika tuleks kuidagi ära kaardistada, aru saada, et mis siin taustal on. Ja viimane teema siin nimekirjas on meil hästi elulähedasest ülesandest tulnud ja küsimus, mida me lahendasime, on see, et kui Eesti maanteedel me täna lubame sõita talvisel ajal üldjuhul 90 km tunnis, ka 2+2 maanteedel, kus suvisel ajal võib piirkiirus olla 110 või siis teatud lõikudel ka 120, et siis kuidas me peaksime seda muutma talvistes tingimustes. Et kui me vaatame naaberriike, siis nii Rootsis kui Soomes tegelikult lubatakse ka talvisel ajal suuremaid kiirused kui 90 km tunnis. Ja üks argument selle vastu on olnud see, et eestlased käituvad liikluses halvemini kui siis soomlased, rootslased, kes halbade ilmastikuoludega võtavad kiirust alla. Selle töö sisu oleks seda hüpoteesi kontrollida. Kas nad siis ikkagi võtavad kiirust alla või ei võta kiirust alla ja kuidas siis Eesti näitajad erinevad Soome-Rootsi näitajatest ja meil sellest abi oleks on see, et me saame selgemaks, et kas ja kuidas me peaksime reeglite või piirkiiruste seadmisel näiteks lähtuma sellest teiste riikide praktikates või peaksime seda korrigeerima siis mingi koefitsiendiga, kuna eestlased käituvad teedel teistmoodi. Nii, ma lõpetan enda üsna pika räpiloo, et ma ei tea, kas Sven annab mulle küsimusteks ka veel aega, aga need küsimusi võite esitada nendel aadressidel ka, mis selle teema taga oli, et kui teil mõni teema huvi pakkus, siis kindlasti võtke ühendust ja konsulteerige, isegi kui teile esialgu tundub see teema keeruline või siis segane, et konsulteerida maksab ikka. Et need nime sinna taha pannud inimesed kindlasti teid aitavad siis vastuste leidmisel ja kui te teema valite, siis hiljem sisu poole pealt ka selle teema lahendamisel. Aitäh!